Tere, armas! Mina olen Triinu ja ma olen ülitänulik, kui sa oled leidnud minu YouTube'i kanali. Mina räägin sulle ainult oma lugu ja räägin sulle, kuidas ma kõigest sellest välja tulin, kasutamata mitte ühtegi tabletti, vaid ainult oma sisesüsteemi uskumuste muutmine. Nii et kui sina oled mind leidnud ja sul võib olla ärevus või sul võib olla mis iganes teema ja just tervisega, siis ma räägin sulle rahast. Sest see raha oli minu jaoks kõige segasem energia, kui ma olin läbi põlenud. Ehk siis ma olin läbi põlenud ja ma ei saanud aru, mis ma valesti teen. Ja mul oli kogu aeg ärevus ja siis oli depressioon. Ja ma süüdistasin alateadlikult selles tööd ja raha. Ja need olid minu uskumused juba minu esivanematelt võetud. Kui ma tegelikult hakkasin tundma, et mul tekkis mingi aeg väga suur vastupanu töö osas, siis ma ei osanud seda lahendada. Sest ma sain aru, et aga ma pean ju tegema seda tööd, mida ma olen ju õppinud, mis asja ma siis teen. Aga tegelikult ei pea. Tegelikult tuleb inimene siia maa peale, et kõigepealt hakata leidma üles iseennast. Aga mina seda ei teadnud. Nii et ma olen täna ehitanud ennast ülesse, sõna otseses mõttes, sest kui inimene põleb läbi või tal pole eluenergiat, siis on märk sellest, et ta ei ela oma elu, ta ei ole oma energias, ta elab esivanemate mustrite järgi, aga sellel planeedil, kus me siin täna oleme, me ei saa nende järgi elada. Sa ei saa enam endast üle sõita ja teha näiteks seda tööd, mis sa tunned, et sa ei taha. Mina ei saanud sellest pikalt aru ja ma pidin ikkagi nagu nii palju veel õppima, sest ma ei olnud oma õppetundidest üldse teadlik. Ma mõtlesin, ma tulen siia, ma teen tööd, aga ei ole nii. Me tuleme siia, et kohtuda tegelikult päris iseendaga. Ja sellepärast ongi see pool, et miks me siis inimestena või mis minu vana kood oli see, et mida rohkem ma teen tööd, seda rohkem on mul raha. Aga see põletab inimese läbi. See ei ole okei. Ja see näitab seda, et mis see näitab? See näitab seda, et inimestel ei ole teadlikkust, nii nagu minul ei olnud. Sest mina vuhkisin ainult tööd teha. Ja see tähendas seda, et ma ei osanud iseendast hoida. Mul ei olnud piire. Ma ei austanud oma energiat. Ma ei austanud iseennast. Ma ei väärtustanud iseennast. Ma elasin selles maatriksis, kus ma teenisin kõike teisi. Ja minu tervis lihtsalt andis märku. Nii et, ja seda väga, väga räigel moel. Nii et sellepärast ma nagu ütlengi, et kui sina, kes sa oled mind leidnud või sa selles mõttes tahad muutust teha, siis ma hakkan tegema märtsis juba raha teemalist koolitust, sest et raha oli minu jaoks kõige rohkem, mis tekitas ärevust, sõna otseses mõttes. Ja eriti veel selles kohas, kus ma tundsin, et ma olen nagu tööori, et mul ei olegi nagu seda loovat mõtlemist, mis mina tahan teha. Ja see tekitas nagu nii palju ärevaid tundeid ja mõtteid, et ma ei saanud nagu üldse elatud. Ja hakates enda sees olevaid mustreid ümber kirjutama, sain ma tagasi ühenduse iseendaga. Ja see tähendab seda, et mul ei ole täna enam mingit ärevust ja ma teen täna seda, mis mulle meeldib. Ja see tähendab seda, et ma teen seda omadel tingimustel, ma armastan ja väärtustan ennast, ma hoian oma energiat, ma
kasvatan oma rahapuud iseenda aias ja õpetan seda järgmistele, et ka kui sina täna oled selles kohas, et sa käid tööl, aga see töö ei meeldi sulle, su keha annab märku juba, siis ma lihtsalt ütlen, et on aeg hakata muutma oma elu. On aeg tulla välja sellest kohast, kus sa paned teised esikohale. Nüüd on see aeg, kus sa hakkad panema iseennast esikohale, sest sina oled väärtus. Ja siin on vaja teha sisemised muutused. Nii et selles rahaenergias me hakkame puhtalt seda tegema, sest inimesed on, nii nagu ma isegi olin, väga ebateadlik, miks ma läbi põlesin. Ma panin ju töö ja raha esikohale. Ja see on kõige suurem karistus, mida üldse inimene iseendale teeb, sest see viib ära tema tervise ja ta ei saa elada oma elu selles kohas, kus tal on palju energiat, kus ta saaks särada. Nii et see on see koht, mida mina siis ära tervendasin ja seda me kõike hakkame rahakoolitusel, see ei ole koolitus, see on pigem see, et kus ma vaatan, mis on teie alateadvuses ja häkime need lahti. Ma tean täna, millised on ellujäämisuskumused, aga millised on elamise omad, siis need tuleb, sest inimesed jooksevadki ennast tühjaks sõna otseses mõttes ja just seda töö ja raha pärast ja nad ei näe iseendas väärtust. Ja see on see koht, kuhu mina tahan, et kõik inimesed jõuaksid, juhul kui nad valivad seda. Mina valisin seda. Ja tänu sellele on minul loodud ettevõte Mõttemustrite vägi, sest ma tõin ennast välja sellest kannatusest ja hakkasin ennast armastama ja väärtustama. Ja see kõik juhtus 10 aastat tagasi, kui ma olin voodis elujõuetu ja väga suures ärevuses. Ja ma ütlesin endale, et ma soovin teada, miks see nii on. Universum, näita mulle. Ja ma olen täna ülitänulik, ta näitas mulle kõike. Ta näitas mulle neid, mida mul on väga hea meel sulle jagada. Nii et minu looming algas siis, kui ma hakkasin kõiki neid mustreid muutma, sest need on meie sisesüsteemis ja alateadvuses. Ja nagu sa tead, alateadvus juhib inimest 95%. Kui sa ei muuda oma alateadvuses olevaid programme, siis on elu kogu aeg sama, kogu aeg sama. Nii et kui sina oled valmis, ma panen siia alla Fienta lingi. Seal on 5 seanssi. Me tegeleme rahanurgaga 5 erinevas selles variandis. Need kõik salvestuvad ja nendeks on vaja vähemalt 2-3 tundi. Need saavad olema suured ja mahukad, et sa saaksid et ma saaksin nii palju sulle anda, ja sina suudaksid seda ka vastu võtta, et see kõik oleks tasakaalus. Nii et panen siia lingi, kui sind huvitab. Kui sa ütled, et sa soovid tasuda mitmes osas, see on täiesti okei. Sa ei pea üldse, lihtsalt kirjuta ja me teeme kokkulepped. Oluline on see pool, et sa ise valid seda ja ise tahad muutuda. Sest seal ei ole see koht, et keegi sunniks sind. See on ainult sinu enda vaba valik, vaba tahe. See on ainult siis, kui sul on kutse elada teistmoodi, teha ja saada aru suuremalt oma elust. Ja ka sellest, mis su alateadvuses on. Nii et mina igatahes olen valmis ja mina olen ülitänulik, et looja andis mulle kõik need võtmed, mida ma väga-väga soovisin. Ja ma olen täna terve. Ma olen täna rahus ja ma teen seda, mis paneb mu hinge helisema. Aga 10 aastat tagasi see ei olnud nii. Nii et kui sind kõnetab, siis mina olen ülipõnevil, et hakata seda tegema, sest et mina sain oma tervise korda ja raha oli üks nendest kohtadest, mis vajas väga suurt ümbertransformeerimist. Ehk siis me hakkame andestama rahale, sest me ei ole teadlikud olnud, kuidas päris elu käib. Nii et
mina olen tänulik, kui sa siia oled tulnud, sa võid siia panna subscribe või pöial, mis iganes, ja kui sul on küsimusi, siis sa võid alati mulle jooksvalt küsida. nii et raha on lihtsalt üks seanssidest, mida me tegema hakkame, aga ma õpetan selles mõttes ja jagan neid teadmisi, mida ma kõike olen viimased 10 aastat õppinud ja teinud, et ka sina saaksid olla ja väärtustada iseennast ja elada oma elu omadel tingimustel. see on kõik koht, kus sa tunned, et su närvisüsteem on rahulik ja sa oled õnnelik ja terve. aitäh sulle, armas!